Tere, Glen! Tere, Kaspar! Täna me teeme selles mõttes erakorralist saadet, et justkui tundub, et me istume auto luugi sees, aga tegelikult me oleme hoopistükkis elektriauto laadijate koha peal, võtsime targu ära kohe 2 kohta, et lihtsalt keegi ei saaks tulla samal ajal siia, kui meie ei lae. Ja sõidame me Haapsallu ja sõidame tõepoolest autoga. Sest kõik said teada kohe, et kui me oleme elektri laadimispunkti, siis me sõidamegi Haapsallu. Nagu ikka, eks ole. Nagu ikka harjumusest tuleme. Ja sõidame Haapsallu sellise masinaga nagu Seat Leon Experience. Punkt. Just. Veidi kõrgem. Veidi kõrgem ja veidi selline auto, mis ilmselt on suhteliselt tavaline, aga me proovime leida ikkagi midagi erilist, et vaadata, kas Haapsallu teekond õnnestub ja siis näitame teilegi, kui me midagi leiame. Aga meie selja taga. Just, et tegelikult kui me nüüd siit eest ära tuleme, isegi mina tulen siit eest ära ja babah, eks ole. See on kiiver. Meil on, kuidas see lahti tuli? Nii. Kiiver oli kõige peal, sest ohutusvarustus enne kõike ja meil on siis kaasas võilevad, meil on kaasas kohver. Kohvris loomulikult, mis meil ikka kohvris on muud kui droon. Ja siin kõrval on siis erinevad wheelid. Just nagu eelmises saates ma lubasin, et me ei räägi ainult droonidest ja telefonidest. Vaid me räägime ka nüüd Airwheelidest. Meil on 3 saadet olemas nagu põhimõtteliselt, millest me võime kogu aeg teha. Mitmeosalised. Just, mitmeosalised. Aga tegelikult, kuna me praegu, eks ole, inimesed nagu vaatavad seda saadet ja tekib nagu küsimus, et mis saade see siis on, et kas see on nagu nüüd autosaade. Hetkel see on ikkagi nagu autosaade, me praegu demonstreerime seda lihtsalt. Kui palju siia asju mahub? Jah, siia saab panna lõdvalt 5, ütleme, et kõik on erineva brändi omad, aga siis nagu 1 ratast, millest osad on ka veel 2 rattad. Et 5 tükki mahub ära, pluss droon, pluss kiiver ja pluss võilevad, mille sa välja võtsid. Ja see liitrites tähendab, et kui keegi nüüd küsiks, et mitu liitrit, 587. Tundub palju, aga see mahub ka palju. Ühesõnaga 580 pluss liitrit, mis tundub tegelikult numbriliselt ikka väga palju, eks ole. Järelikult esimene kriteerium on juba olemas, kui te tahate sellist mõnusat pereautot, kuhu parkida sisse 5 ratast, eks ole, droon ja võilevad, siis Seat Leon Experience'i mahub. See ütleb kogu aeg 5, tegelikult on 6 neid. On 6 või? Jaa. On jah 6. Sest et 1 on lihtsalt teisest brändist. Ja. Aga ei ole hullu. Soloviil, seda me nagu... Aga 5 inimest mahub lihtsalt igale ühele mahub ka 1 soloviil siia või see Airwheel. 6 on droon. Aga kui on ruumi vähe, siis loomulikult on siin selline kaval nupp, eks ole. See üllata mitte kedagi enam. See vist ei üllata kedagi, jah. Mind nagu üllatab, sest minul pean tunnistama elektriautos, ma sellist nuppu ei ole. No sul ei ole ka ruumi elektriautos pagassis, ütlema. Muide, ütlen siin kohal kohe nagu saladuskatte all, et Leafis on tegelikult ruumi vist jah, mingisugune 300 liitri kandis. Ja mulle tundus, et mul mahub Leafi pagassi rohkem asju kui siia, aga seda ei tohiks nagu praegu öelda loomulikult. Et see oli nii naljakas, kui ma lugesin, et siia mahub 580. See tunne on petlik. Kas see võimalik on? Siis ma panin lapsevankrid ja muud asjad ja mul ei mahtunud enam ühtki seda ratast peale seda, kui ma olin siia pannud. Ühesõnaga, jah, selline lugu, et igal juhul siin on palju ruumi. Aga kui nüüd autohuvilistele veel rääkida, mis siin autos siis on, ega siin väljast ei olegi palju rääkida. Valget värvi, LED tuled muide. Siin taga on LED tuled, kui kedagi see täna üldse üllatab. Ma ei teagi, võib-olla see ei üllata. Ja see on siis 4-veoline muide, see tähendabki seda, see 4 drive. Et see on 4-veoline ja kõik need experience'id on siis 4-veolised. Viimase põlvkonna Haldex 5, kes teab, mis on Haldex 5, eks ole, siis kohe praegu ütles ohoo, see on väga hea süsteem on ju. Nagu siis moodne välimuse suhtes on, et ikkagi 4-veoline masin on selliste plasttiiva, ma ei tea, kuidas nende kohta öeldakse, kaitsmed või kaitsed või et oleks nagu äge. Põhimõtteliselt näevad kõik autod tänapäeval varsti sarnased välja, sest on cross-country stiilis, et natukene kivikaitset nagu ja sellist mudakaitset. Aga siis samas on ta ka veel, ütlen kohe täpse numbri, 178 millimeetrit on clearance, ehk ta on 2,8 senti siis kõrgem. Teiste sõnade ütleme lausa peaaegu 3 senti kõrgem kui tavaline Leon. Et natukene kõrgem, natukene ägedam. Esma sellisel nagu sõidul ei saanud isegi aru sellest mitte. Kõrgem on. Jah, et on nagu täitsa selline, et ei ujund tee peal, päris nagu selline sportlik. Ja muidugi, kui minna veel siit uste juurde, siis tasub kindlasti kohe teha uks lahti ja panna ka kinni, sest et väga soliidne hääl. Just. Et see ikkagi näitab, et tõepoolest on see siis Volkswagen Grupp, eks ole, kes kõiki oma autosid teeb väga kvaliteetselt ja mis on siis ka Seati puhul väga hästi näha. Hämab selles mõttes kliendiga. Uksed lähevad kilgihti kinni, aga plastik vaata, ees on pehme ja taga on kõva. No okei, aga sellised väikesed asjad tõepoolest. Aga uks käib mõnusalt.
küll aga mida siin ukse peal ei ole, siin ei ole seda nuppu, mida siis vajutada, et saaks ilma võtmeta sisse. Seda ei tule ka. Seda ilmselt ei tule ka, et see on see koht, kus tõesti hoitakse nagu kokku. Ja võtmepega pead käima panema. Täpselt, et võtmega käima ja alati see võti peab sul kaasas olema. Aga siinkohal võib-olla lähekski sõidaks. Jah, ninas ma tahtsin veel midagi öelda, mis seal auto ninas on, aga seal on lihtsalt tuled. Seal on leeb tuled tegelikult. Need võib-olla täna on see täitsa elementaarne, et need seal käivad. Sedapuhku on Kaspar asunud rooli, kellel on väga hea võrdlusmoment ka sellise rahuliku pereautoga, mille mudelit sa võib-olla ei taha öelda. Võin öelda. Võid öelda või? Ma olen öeldud korduvalt ka juba. No ütle. V70. Volvo, eks ole. No aga Volvo. Kuidas nüüd on siis? Sikkune tavaline Saksa pereauto versus siis Rootsi pereauto. Esimene asi, mis ma märkasin siia autosse istudes maantee peal, see on päris vaikne. No, ei ole tegelikult. Siin on vaikne võrreldes igasuguste muud autodega. Siin on näha, kuidas inimesed tulevad erinevatest maailmadest, eks ole. Kes tuleb elektriautost, eks ole, sellel on nagu see, ütleme, see vaikus ja kõik need on hoopis teise koha peal, aga kes tuleb, eks ole, Volvost, selle jaoks on kõik kohe väga vaik. Okay. Sa pead tunnistama, et siin mootori häält ei ole kuulda, siin on ainult refi müra natukene ja tuulesahinat on minimaalselt. Ei tõsi, tegelikult ütleme sellise 100 pluss maantekiiruse juures. No 95 siiski, palun tunnista, et tunnistame, 95, ma isegi vaatan siin, meil on ju mõõteriistad ka, sa sõidad tegelikult 91-ga praegu, vahepeal 92-ga. Et selle kiiruse juures tõesti, ta on nagu vaikne, aga niisuguses linnaliikluses sõites ikkagi seda refi müra tuleb natuke sisse, no see on suured rattad, suured refid, ägedad näevad välja. Ja ma pean tunnistama seda, et ühegi elektriautoga sõites mul ei ole sõitnud ükski auto nii lähedal maantekiirusega, nagu sõidab mul üks tagumine auto. Aga see on ikkagi näitab, et meil on atraktiivne masin. Ja kõik tahavad näha, mis asi see on. Ja võib-olla ta lihtsalt ei näe lugeda seda kirja seal tagas, oli just väikselt see experience, eks ole. Ja muideks on ta ju pikemat aega siin, mina vaatan teda küll peeglist, millele ma juhtisin õuest tähelepanu. Just, ja peeglist vaadates on tegelikult väga tore nagu see, et see vaateväli on väga äge. A-piileri juures on nagu palju ruumi kuidagi, et kui ma nagu peeglist välja vaatan, siis ma näen ka nagu tausta, nagu, mis seal toimub, nagu, et kuidagi siin ei ole mingit vahe, mingit juppi ja kuidagi nagu äge on, et linnaliikluses ma sõitsin ka, siis ma nägin ilusti need autosid, mis siin on kuidagi jalakäijad paremini tabab. Ma mäletan ka neid aegu, kui siin oli vaata selline aken, mille sai veel lahti teha. Oli siuke kolmnurkne aken, oli siukene, aga siin seda akent ei ole tõesti, pean tunnistama, et selles osas ma ei vaidle, et siin on palju avarust ja ruumi, aga sees istudes, no mulle ta tundus küllalt, kuidas öelda, me sõitsime suhteliselt hiljuti või et aeg läheb ruttu Kupraga, eks ole. Ja põhimõtteliselt on ju väga sarnane, et tegelikult kui nüüd neid logosid mitte vaadata siin rooli peal ja ausalt öeldes nagu ei saagi aru, et seest praktiliselt täpselt sama hea sportlik selline juhitavus ja ma nagu isegi oskan nagu iseloomustada midagi teistmoodi, et vaadake see Kupra saade ära ja siin on kõik samamoodi. Ja on küll jah, et ma ei väsi ennast kordamast, et kuigi ta on kõrgem 2,8 senti nagu tavalisest mudelist, on ta täpselt sama mõnus sõita kui ka sellise jäigma masinaga, et ei ole nüüd uju laevuke tee peal ainult. Jah, et kõik see pool, mis on siin ekraani taga, eks ole, nagu näha, ma hõljutan siin kätt, siis juba midagi siin muutus, eks ole. Ta peaks tunnetama seda, et ma siia lähedale tulen. Nüüd ei muutunud. Ennem ta nagu avas mul mingisuguse menüü, et siin saab kõiki asju niimoodi scrollida, eks ole, nagu puuteekraani maailm, eks ole, et ma saan nagu nii teha. Aga need asjad olid ka kõik olemas juba teistel Leonidel, et need ei ole nüüd siin mingisugused nagu lisad nii-öelda. Ja samamoodi on siin ka olemas siis Kupra puhul, me seda näitasime, eks ole, need sõiduprofiilid enasti, et spordi peal ta siis teeb midagi rohkemat ja Eko peal ta keerab kõik konditsioneerid maha. Eko peal ta teeb ka seda, mida ma ka vist Kupra puhul näitasin, kui sa võtad nüüd jalagaasi pealt ära, siis tahometri osuti kukub kohe. Mul ongi jalgaasi pealt ära, sest ma sõidan kiiruse hoidjaga. Kiiruse hoidja, siis saab seda hästi näidata, aga siis kukub, eks ole, pööret kohe alla. Et see on see sama asi, sellest me rohkem ka ei räägi. Ja muidugi sõiduprofiili juures, kui ikka tahtmist on, siis on võimalik siit hakata individuaalselt seadistama. Küll mitte siis nii palju asju, eks ole, aga põhimõtteliselt saab seda kõike teha. Aga siina pead õigeks, et ökorežiimis, kui ma tegelikult tahaks olla väga öko, siis ma pean higistama autos. No nii ja naa, vaata ega bensiinimootoriga autol, kus on seda ökotad ikka rohkem, mis muud, kui lülitad kondi välja. Lülitad kondi välja, siis ongi kohe öko. Ja tegelikult ökorežiimist ikkagi üsna palju seda konti. Mulle tundub, et talitseb, võib-olla nagu valetan, võib-olla ma lihtsalt hakkan ise kohe higistama, kui ökorežiim sisse panna. No siis selles, aga meile siin autos tundus vähemalt küll, et on selline lugu. Et meil on ka palju asju ja palju inimesi autos. Meil on manomeeter ka autos millegi pärast jälle. Jaa. Kas sul on mingit asjalikku juttu ka nagu selle... Auto kohta või? Just. Ei no asjalikku juttu me rääkisime juba ära õues, kui me seal nende
elektri nende laadijate juures olime, et noh, asjalik jutt on võib-olla nii palju, et mina võin öelda sisu poolest ju asjaliku asja. On see, et siin on nagu see plastikpehme uste peal, eks ole. Taga ei ole. Aga taga ei ole millegipärast. Ma enne nagu korraks kobistasin seal taga, siis siin peal on nagu see plastikpehme taga ei ole, et kuskilt nagu on ikkagi seda hinda siis nagu säästatud. See ei ole oluline ka võib-olla. Hind, just jõuamegi juba tegelikult välja hinnani, et põhimõtteliselt on see väga hea auto, et siin ei ole nagu midagi rääkida, aga ta ei ole võib-olla nagu liiga odav auto, aga samas ei ole liiga kallis. Mina vaatasin sellise pilguga seati hinnakirja, et mida siis saab samasuguse raha eest, nagu maksab see auto ja kuidas see positsioneerub üldiselt. Et selle masina hinnad, ma panin siin omale kirja ka kohe, et ma ei hakka mingisugust jama ajama, algavad täna siis 26 900 juurest, no ütleme 27 000. See on siis... Algavad. Mitte ei lõppe. Mitte ei lõppe, just nimelt. Et see on oota, tegelikult... Kui me Kuprast rääkisime, siis Kupra oli kuskil 30 ringis, oli juba lõppes. Ära sega praegu, ma jõuan sinnani välja. Et nad algavad sellest ja tegelikult algavad põhimõtteliselt tähendabki seda, et bensiinimootoritest on täna pakkuda üks ja sama mudel, millega me sõidame. See on 1,8 turbo ja 132 kilovatti, eks ole, ja siin ei olegi mingit muid variante. TSG kast, pidev 4-vedu, et tegelikult see 27 000 ongi siis selle auto hind ja täna pakutakse küll kõiki Leone või Seate hetkel 2000 alega, nii et noh, sellest hinnast võib alati 2000 maha võtta, aga suhtarvuna jõudsime sellise huvitava asjani välja, et täpselt sama hinna eest, ehk siis 27 000 eest saab ka tavalise 5-ukselise Cupra. Ehk siis mitte selle 280 hobujõulise, aga selle tiba lahjema, kes oli siis 250 või palju tal oli. Ehk et huvitav võrdlusmoment, eks ole, et sa saad 4-veo nagu kaotad, selle madalama clearance'i või kõrgema clearance'i ka kaotad, aga teistpidi saad väga niisuguse sportliku masina. Agiilsust saab juurde. Agiilsust saab juurde. Et päris nagu naljakas, et noh, siinkohal kas Cupra on siis nagu odav ja samal ajal tipp-Cupra, mis on siis see kõige kõigem ja ka muideks 5-ukseline, eks ole. Selle hinnaks kujuneb põhimõtteliselt 28 900, 29. Nii et 3000 eurot on siis selle masina vahe sellest tipp-Cuprast. Ja kui siin tahad tislat siis sellele mootorile või ütleme sellele autole, siin on praegu bensukas. Seda mootori panen kõrvale diiselmootori. Mootorile diiselmootori kõrvale panna. Et siis odavama diisli puhul tõesti see hind on siis 1000 eurot odavam, 25 900, 26 000 algab, aga siis kõige kallim diisel jõuab siis välja põhimõtteliselt 30 000-ni. Ja ka siin ma ei jäänud nagu poolele teele pidama. Ma nimelt arvutasin siis seda, et kui ma ostan tõesti 3000 eurot kallimalt selle diisli, palju ma säästan. Sest siin lubatakse muide, see on hea muidu vaadata, et lubatakse, et meil maanteekulu on 6,5. Noh, ilmselt sa lihtsalt ei valda sõiduvõtteid, sul on maanteekulu 10,1. Aga mäletad, kui sa selle auto mulle andsid, siin oli 13,7 ja et ma olen natukene isegi olnud ökonoomne. Võib-olla me unustasime ikkagist midagi maha, sest see blond daam tahab meile kangesti midagi öelda seal autos, et võib-olla peaks korra kinni pidama. Ei no las ta seal vaatab meie seda logo. Aga kütusekuluga just hakkasin siis seda ütlema, et arvutasin nimelt seda, et 6,5 lubab lahkelt Seat meile kütusekuluks. Võib-olla kui sa sõidaks sellega ümber maakera, siis sa lõpuks saadki 6,5, kui sa väidad, et see langeb sul kogu aeg. Aga Tislal on see 4,9. Näed, langes praegu, ise nägid? Ei, ma ei näinud midagi. Saate ajal nagu. Okei, ta oli just kogu aeg 10,0. Okei. Et tegelikult Tislal on 4,9 ja see vahe on siis circa, ütleme, seal 1,5 liitrit. Ehk, et kui te ei taha arvutada, siis te võite praegu kuulata, mis ma ütlen, siis ma arvutasin. Nimelt sa pead sõitma 150 000 kilomeetrit tänaste kütusehindadega, et saada seda vahet tasa. Et siin on lihtsalt siis selline, kuidas öelda, retooriline küsimus, et kas on pointi osta diisel? Ilmselt mitte. Samas selle diislil on muideks hobujõude natuke rohkem, aga pöördemomenti kohe palju rohkem. Diislil on tegelikult 184 hobujõude. Ja pöördemomenti ma praegu peast ei tea, mingi top-auto lehele vaadake, te saate teada, et need on palju rohkem, nii et tegelikult diisel on väga äge masin. No on küll, aga mina ütlen ausalt, pöördemomenti pole vaja, lihtsalt tuleb natukene harjuda selle käigukastiga, mis siin on, et asjad ei juhtu nagu kohe, nagu sa oled harjunud elektriautos, eks ole. Jaa, see on kahju, et sa seda ütlesid, sest see ei ole jälle ju, see ei ole nüüd suur pluss, aga... Ei, aga selles mõttes, et on natukene rahulikum nagu, et ei ole nii, et kohe hüppab koha pealt ära ja sa ei tea, mis taga juhtub nagu, et pigem ta nagu kõigepealt mõtleb. Mõtleb, jaa. Ma isegi ega see TSG kast, mis tegelikult on väga kiire, kui sa paned selle manuaalrežiimi. Absoluutselt. Siin on labad rooli peal, saad vahetada väga ruttu käike, aga tõepoolest ka mina nagu linnaliikluses kuidagi tundsin, et selline mõttepausid olid kogu aeg, et selle vajutuse ja kiirenduse vahel. Aga muideks kiirendusest rääkides on mul ju kohe, eks ole, seadmed on auto küljes. Ma arvan, et kui sa nüüd teed T-serva seisma, siis blondiin võib-olla sõidab meist mööda, kes seal Mercedesega meid sihib. Vaatame huvi pärast, tehas lubab tal 100-ni siis 7,1 sekundit. Siin on hea sirge või?
ja no vahet pole, ma arvan, sa sõidad ka kurvis. Näed, 9,9 on mul kogu aeg olnud tegelikult. Kütusekulu, et see on hea näitaja. Et proovime siis, kuidas kiirendusnumbrid on, et Spidoka valetamise suhtes, mis me oleme teada saanud, et näed, 97 näitab seal ekraanil ja 94 tegelikult. Nii et suht väike vahe nagu. Väga väike vahe, suht täpne. Et selle autoga ei ole mõtet paugutada 10 kilti kiiremini, nagu Leafiga näiteks. Leafil valetab väga rohkem. Just, et võiks see aeg kunagi tulla, kus ei pea enam spidomeetrit valetama ja see kiirus ju ühtlustuks ka võib-olla maantee peal siis nagu erinevate autode vahel. Sest muidu ongi, et kõik sõidavad 90, aga mõni sõidab hoopis 85-ga. No näiteks blondiin meie taga sõidab täpselt nii ruttu, nagu meie sõidame. Jaa, tal ei ole spidomeetrit võib-olla. Võib-olla. Nii, aga nüüd tuleb 70 ala ja peale seda läheb meist mööda muidugi seda auto, mis 70 alas sõidab mööda. Selles mõttes mõistlik. Nagu näha, meil on seisund readi ja 0-100 praegu Kaspar annab oma parima tulemuse siis. Üks käiguvahetus läks mööda. Teine läks enam vähem. No 9,7, kui teistpidi vaadata nagu 7,9, et tehas lubab 7,1, et sa oled ikka halb juht oled. On halb juht, jah. Meil on siin päris palju kraami peal. Aga tee üks selline täisautomaatne launch ka, no. Paneme ta sportrežiimi ja võib-olla sa lihtsalt ei oska käike vahetada. Jaa, ikka muidugi. Nii ta kipub olema tavaliselt. Algus võtab nii kaua aega. Ei, ma ei saa, et ma halvamine vahetasin käiku. Ütleme niimoodi jah, kui ikka taga on 6 Airwheeli ja droon ja eks ole, meie istume siin juba ees ja noh, siis on normaalne vist. Normaalne on see, et ma sain täpselt sama ajamist, nagu on täis automaatika, nii et... Jah, see näitab, et ka automaatika ei toimi väga hästi, sest et tehas lubab, eks ole, 7,1 on ju. Aga me võime seda proovida, nii et me paneme kõik oma kaameramehed maha. Jah, ja siis üksi laseme auto sõitma. Igal juhul on see väga hea tulemus, nagu, et minu arust. Võib-olla tõesti, jah. Palju sa seda vaja siis on? Kiirendusonda tegelikult on hea. Tajutav. Ja ausalt peab mainima, et see alguse moment on küllalt uimane. Just see, kui ta hakkab minema, ilmselt see 4 vedu ka, eks ole, ta nagu seda sidureid ja kõiki võib-olla hoiab siis rohkem tagasi või mis iganes. Igal juhul see alguse moment on nagu tuntavalt selline, sinna läheb sekund kindlasti. Aga see ei olegi kihutamiseks ja siin ongi siis nagu hea point just öeldagi, vaadake, kui tahate siis rahulikumad masinad sama raha eest, siis 4 vedu ja selline auto on ju. Ja aeg on ka selles mõttes läinud edasi, et mina mäletan siin, kus oli 3-14 aastat tagasi, olin ise esimese 4-veolise Leoni omanik, mis oli ka muideks 1,8. See mootoriga ei olnud, mul oli sinine. Aga ka 4 vedu ja siis vahepeal sealt võttis ju 4-veolise nii-öelda mudelivalik üldse maha. Ja see oli tegelikult täpselt sama mahuga mootor, täpselt sama võimsusega masin, aga ta oli aeglasem, eks ole, ta oli vähem ökonoomne, nii et... Aeg on edasi läinud. Aeg on ikkagi edasi läinud, olgugi, et mõõdiku järgi muidugi praegu oli, ma ei saaks nüüd öelda, kumb neist aeglasem oli, et see masin oli tegelikult ka väga kiire. Tehase andmed oli küll 7,8 sekundit 100, nii siin on 7,1. Võib-olla peaks minema kruusa peale proovima. 4 vedu ikkagist. Ei ole üldse paha mõte saada ikka täkked sinna plastkorpusele peale. Ja, nii. No mul jääb nüüd üle küsida, et kas sa ostaksid, sest on selge, et see on ikkagi palju parem auto kui sinu Rootsi pere auto. Mul ei oleks Rootsi pere autot või sellega juhtub midagi või mul töötab diisel ära, siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks ma ei peaks ostma siia mahub asju sisse. Raamid on katusel, ma saan oma ratta panna sinna. Ja siin on väga kihvt vaatevälja peegli juures, mis mul tõesti aina rohkem ja rohkem meeldib. Ma ei tea, miks, aga see on tore omadus, et autodel võiks rohkem olla sellist avamust. Siin on seda. Mina ikkagi lõppu viskaks õhku selle mõtte. Siis on vaja osta sellist autot. Ei, mulle tundub see väga hea auto ja ta on täiesti tavaline 4-veoline, väga kihvt ja tore auto, aga ma viskaks just nimelt lõppu selle mõtte, et mind jääks natuke võib-olla pitsitama just see Cupra teema. Tõsi. Et kui juba siis on, et kas see 4 vedu või siis vaata see Cupra. Vaat sellise mõtte ma viskaks õhku ja siis mõelge seda mõtet edasi ja minge ostke siis üks.